Kujutage korraks ette maailma, kus enamik inimesi tegelikult ise ei mõtlegi. Selle asemel nad lihtsalt kordavad seda, mida kuulevad, hoiavad 10 küünega kinni enamuse arvamustest ja, mis kõige hullem, kardavad paaniliselt eristuda. Ja nüüd küsigem endalt täiesti ausalt, kui suur osa meie tänapäeva elust, meie valikutest ja isegi sügavaimatest uskumustest on tegelikult meie enda omad? Või kui suur osa neist on lihtsalt peegeldus sellest, mida filosoof Arthur Schopenhaueri nimetas karjamentaliteediks. Just seda ohtlikku, aga samas uskumatult paeluvat ideed me täna uurimegi. Miks see mõistuse hävitab? Ja veelgi olulisem, kuidas me saame end selle haardest vabastada? Ja teate, see pole mingi uus sotsiaalmeedia ajastu probleem. Üldsegi mitte. See on inimpsühholoogia ajatu joon, mille eest on filosoofid meid hoiatanud juba saljendeid. Okei, lähme siit sügavamale. Schopenhaueri jaoks ei olnud karjamentaliteet lihtsalt mingi väike inimlik nõrkus. Ei, see oli lausa hävitav jõud. Mõelge korraks, kui kerge on mõjutada suurt rahvahulka, mingite loosungitega, hirmudega või suurte lubadustega. Huvitaval kombel kaotab grupp mõtlevaid inimesi kokku tulles tihti just selle omaduse, mis teeb neist, mõtlejad. See Schopenhaueri tsitaat on ikka päris karm, aga see tabab otse asja tuuma. Ja ta ei räägi siin tegelikult laiskusest. Ta räägib sügavast, peaaegu instinktiivsest hirmust. See on see kalduvus elada pigem mugavates illusioonides, kui seista silmitsi karmi reaalsusega, isegi kui see reaalsus on meie enda mõistuse vili. Ja nüüd tuleb Schopenhauerit tõeliselt radikaalne väide. Sisuliselt ütles ta, et kui mingi uskumus muutub laialt levinuks, üldtunnustatuks, siis on see tõenäolisemalt illusioon kui tõde. See on päris ebamugav mõte, eks, sest see sunnib meid kahtlema peaaegu kõiges, alates poliitikast kuni ühiskondlike normideni. Aga miks see siis nii on? Mis on see nähtamatu jõud, mis meid karjaga kaasa tõmbab? Selleks peame vaatama natuke sügavamale inimpsühholoogiasse. Põhjus peitub nii filosoofias kui ka psühholoogias. Inimene on ju sotsiaalne olend. Meie kauged esivanemad teadsid väga hästi, et grupist eraldatus tähendas kindlat surma. See ellujäämisinstinkt elab meis edasi, aga tänapäeval väljendub see pigem psühholoogilises mugavuses. Karjamentaliteet mängib just meie hirmude peale ja susistab meile kõrva. Parem on olla aktsepteeritud, kui omada õigust. Selle sotsiaalse surve jõudu näitavad tegelikult suurepäraselt Solomon Ashi kuulsad katsed. Need näitasid, kui habras on meie iseseisev mõtlemine tegelikult. Inimesed olid päriselt valmis eitama oma enda silmade tunnistust ja väitma, et näevad midagi, mida tegelikult pole. Ja seda lihtsalt sellepärast, et kõik teised ruumis olijad olid ühel meelel vale vastuse osas. Ja see polnud veel kõik. Ka kurikuulsad Milgrami katsed näitasid, et inimesed on valmis loobuma oma sisemisest otsustusvõimest ja moraalist, kui mingi autoriteet või grupp seda neilt nõuab. Mõistus lihtsalt variseb kokku selle konformsuse raskuse all. Nietzsche, kes sai muide Schopenhauerist palju inspiratsiooni, sõnastas selle kui ajati väljakutse. See võitlus individuaalsuse eest on tegelikult oluline osa inimeseks olemisest. Okei, aga mis on siis selle kõige hind? Mida me tegelikult kaotame, kui massiga kaasa läheme? Tuleb välja, et see hind on päris kõrge. Konformsus ei moonuta ainult tõde. See mürgitab ka meie arusaama õnnest ja moraalist. Schopenhauer väitis, et kui me laseme karjamentaliteedil end juhtida, siis me tegelikult ei elagi oma elu. Me elame nii-öelda laenatud elusid, järgides valimisstsenaariume, mille ühiskond on meile ette andnud. Ja siin näeme väga selget erinevust. Enamiku inimeste jaoks on moraal lihtsalt kommetele vastamine, see, mida teised teevad. Tõeline moraal aga ei sõltu sotsiaalsest heakskiidust. See sünnib palju sügavamast allikast, ausast ja valusast arusaamast inimkonna kannatustest. Ja siit läheb asi veelgi sügavamale. Kari ei kujunda mitte ainult meie uskumusi, vaid ka meie ihasid ja ambitsioone. Me hakkame tahtma seda, mida teised tahavad, ja siis nimetame seda enda unistuseks. Aga kas see on ikka päriselt meie oma? See kõik kõlab ausalt öeldes üsna süngelt. Kas on siis üldse mingit väljapääsu? Schopenhaueri järgi on. Ta pakkus välja tee iseseisvuseni, aga see nõuab meilt nii intellektuaalset ausust kui ka päris suurt sisemist jõudu. Esimene ja kõige olulisem samm on teadlikkus. See on see paus, see hetk, kus sa peatad ja küsid endalt, miks ma seda arvan? Teiseks, üksindus. Üksindus annab meile ruumi, et oma mõtteid üldse kuulda. Ja kolmandaks on vaja julgust. Julgust taluda arusaamatust ja võib-olla isegi naeruvääristamisel. Eesmärk ei olegi täielik eraldatus või erakuks hakkamine.
väljakutse on pigem elada ühiskonnas, aga säilitada oma sisemine selgus ja mitte lasta massi ennast alla neelata. Ja nüüd jõuamegi selle analüüsi kõige võimsama osani, mis soob kõik eelneva ilusti kokku. See on tegelikult Schopenhaueri filosoofia, päris sügav tuum. Ja siin on peidus karja kõige sügavam saladus. See ei paku meile mitte niivõrd tõde, kuivõrd kaitset. See on nagu kilp elu karmite ja ebamugavate reaalsuste ees, eriti kannatuste eest. Kuid selle mugavuse hind on autentse mõistmise kaotamine. Ja see viib meid lõpliku ilmutuseni. Karjast vabanemine annab meile võimaluse näha reaalsuse sellisena, nagu see on. Ja reaalsusega silmitsi seestes tunneme me paratamatult ära universaalse kandatuse. Just sellest äratundmisest sünnib tõeline kaastunne, ainus tõeline moraalne alus. Seega ei ole karjele vastuastumine lihtsalt mingi intellektuaalne harjutus, vaid sügavalt moraalne kohustus. Ja on ülioluline mõista, et karja mentaaliteet ei ründa ainult meie mõistust, see on ka empaatia surma vaenlane. See julgustab meid dehumaniseerima neid, kes on väljaspool meie gruppi, taandades nad lihtsalt siltideks ja kategooriateks. Ja niimoodi jätamegi teid selle viimase, provokatiivse küsimusega. Schopenhaueri sõnad kõlavad tänapäeval ehk isegi valjemini kui tema enda eluajal ja esitavad meile kõigile väljakutse. Kas sinust saab hääl või lihtsalt kaja? Valik on sinu.